Tere taas, teadushuviline raketisõber, kes sa oled leidnud jällegi oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas valida õige gaas küünla kustutamiseks. Meil on valikus 4 gaasi: heelium, argoon, hapnik ning propaan. Nüüd tuleb välja mõelda lihtsalt, millist gaasi kasutada. Selle jaoks tuleb appi perioodilisuustabel. Heelium asub perioodilisuustabelis siin. Kuna ta asub kõige parempoolses rühmas, siis teame, et tegemist on väärisgaasiga ning väärisgaasidele omaseks tunnuseks on see, et nad ei taha reageerida mitte millegagi. Samuti leiame sellest samast rühmast argooni. Ka argoon on väärisgaas ning ei taha reageerida mitte millegagi. Kolmandaks gaasiks on hapnik. Hapnik on meil molaarkujul ehk 2 hapnikuaatomit üheskoos. Ning 4. gaas koosneb 3 süsiniku ning 8 vesinikuaatomist. Tegemist on propaaniga. Propaani kasutatakse tihti koduses majapidamises gaasipliidis. See tähendab, et propaan on väga tuleohtlik ning propaani me kindlasti kasutada ei tohiks. Hapnik on aga gaas, mis soodustab põlemist, sest põlemine ongi hapnikuga ühinemine. Seega ei õnnestu ka hapnikuga meil ilmselt tuld kustutada. Seega peame valima ühe 2 väärisgaasist. Aga millist valida, kui kumbki ei soodusta põlemist? Meil on valikus argoon ning perioodilisuustabelist leiame, et argooni aatommass on 40 aatommassiühikut. Teiseks valikuks on meil heelium ning kui me piilume taaskord perioodilisuustabelisse, näeme, et heeliumi aatommass on 4 aatommassiühikut. See tähendab seda, et heelium on 10 korda kergem kui argoon. Lisaks tuleb kasuks teadmine, kui palju on õhu molekulmass. Õhu keskmine molekulmass on 29 aatommassiühikut. Mis tähendab seda, et heelium, nagu me kõik teame, on õhust kergem. Samas, kui argoon on õhust raskem. Kui meil on need gaasid õhupallis, siis saame seda ka kergelt järgi katsetada. Lastes lahti need pallid, läheb üks ülesse ja teine alla. Kui me tahame kustutada ära küünalt, mis asub selles samas anumas, siis on oluline, et meie gaas koguneks siia anumasse, nii nagu vedelikud kogunevad anumasse. Kui aga tegemist on kerge gaasiga, nagu seda on heelium, tõuseb see gaas siit lihtsalt ülesse ja põgeneb ära, jättes anumasse lihtsalt õhu. Nüüd, kui teooria on teada, proovime kõik gaasid järgi. Kõigepealt süütame küünla. Esimesena proovime heeliumit. Laseme heeliumit anumasse. Näeme, et õhu liikumine küll häirib natuke küünla tööd, kuid sellegi poolest saab küünal õhu keskkonnas jätkuvalt õhuhapniku toimel põleda. Järgmiseks vaatame, mis saab hapnikuga. Hapnik soodustab põlemist, mis tähendab, et küünal hakkab eredama leegiga põlema. Proovime järgi. Hapnik küünalt ära ei kustutanud. Proovime järgmiseks propaaniga. Nagu juba ennist ütlesime, siis propaani näol on tegemist põleva gaasiga. Seega on see katse eriti ohtlik ning kindlasti järgi proovige seda kodus järele. Astume sammu tahapoole ning lisame küünlale propaani. Nagu me näeme, siis kuigi küünal kustus ära, ei saa me lugeda seda korrektseks ja ohutuks lahenduseks.
sest kui maja põleb maha, siis me võime samuti öelda, et maja enam ei põle. Kuid see ei ole siiski see, mida tuletõrjujad tegema peavad. Proovime nüüd aga argooniga. Paneme nüüd küünla uuesti põlema ning proovime, mis saab, kui läheneme ülesandele tõepoolest õigesti. Selle jaoks kasutame argooni. Argoon on väärisgaas, mis tähendab, et reageerida selle tule toimel ta kuidagi ei tohiks. Samuti on ta õhust raskem, mis tähendab, et anum täitub argooniga ning see tõrjub omakorda sealt välja õhu, milles sisalduv hapnik on vajalik, et küünal saaks põleda. Proovime nüüd järgi. Ja niimoodi tuld kustutataksegi.